Tere kenat päeva! Kõigepealt ma tahan muidugi väga tänada, et mind täna siia esinema kutsuti, sellepärast, et kui ma lugesin seda päevakorda, mis teil ka eile oli, siis mul on hästi kahju, et ma ei saanud eile kuulajana osaleda. 2 sõna endast. Olen kohalikus omavalitsuses ehk Viljandi linnavalitsuses töötanud 93. aastast. Enne seda olin Punase Risti sekretär ja Viljandi haigla sotsiaaltöötaja. Ja tõepoolest, minu meelest sotsiaaltöö on üks toredamaid ameteid, mida üks inimene pidada saab, sest see on nagu eksamile minek. Iga päev on erinev, mitte kunagi sa ei tea, mis sind ootab, kui sa hommikul tööle lähed. Ühest küljest võib see olla väsitav ja natuke hirmuäratav, aga seda saab nautida, sest kui päevast saad ka 2 inimest aidata, siis on päev hästi korda läinud. Tõepoolest, selle aasta aprillist olen siis Riigikogu liige. Mul on sotsiaaltööalane magistrikraad ja ma usun, et iga päev me saame midagi muuta ja me saame midagi ära teha. Kui ma teile tundun siin ees kõneledes ja rääkides liialt optimistlik ja natuke imelik, siis proovige seda, see on peegelefekt. Naeratage peeglisse ja peegel naeratab teile vastu. Naeratus ei maksa mitte midagi. Kui te võtate kabinetis vastu inimese ja te teate, et eelarvereal seal ei ole raha, aga see mure, mis tal on nii suur, siis ka ärakuulamine ja selle asjaga edasi tegelemine ja selle info edastamine on selle inimese jaoks äärmiselt oluline. Kõige hullem on see, kui te lihtsalt saadate ta välja ja teatate, et no mis mina siin teha saan. Raha lihtsalt pole ja tegelikult on see ju tõsi, aga te ei pea seda niimoodi ütlema. Aga läheme siis nende teemade juurde, et ÜRO puuetega inimeste konventsioon on siis see esimene, mille ma märkisin taustsüsteemi, millistes valdkondades täna peame me töötama. Kohe alguses ütlen, et puuetega inimene ei ole mingi nähtus omaette, talle kehtivad kõik Eesti Vabariigi seadused, seda te kõike teate, aga mõned seadused, mis rõhutavad ja mis aitavad teil kaitsta, miks ma olen toonud siia välja seadused, kui paljudes projektides, kui paljudes analüüsides on teil vaja viidata, kui palju on teil vaja kas volikogu ees või linnavalitsuse, vallavalitsuse ees käia kaitsta ja viidata seadusele. Uskuge, et teid võetakse tunduvalt tõsisemalt, kui te lihtsalt räägite, et Maril, Juhanil ja Jüril on vaja seda, aga kui te ütlete, et seaduse järgi on see kohustus ja nendel see õigus, te olete tunduvalt mõjusamad. Kui teil on veel võimalus ka kasutada üliõpilasi või praktikante, kes viivad läbi väikese küsitluse või väikese uuringu ja kui te siis selle paki lauale panete ja ma muide soovitan, minu meelest suurepärasel ajal on teil see koolitus korraldatud, kohe hakkab omavalitsuses eelarve koostamise aeg. Te jõuate veel. Nii, järgmine, millega ma kindlasti ka ära märkisin ja mis võiks olla teie laudade peal nagu piibel, on puuetega inimeste õiguste konventsioon oma 50 artikliga. Ma usun, et siit majast on ka võimalik seda saada. Ja siin on väga palju neid asju, mida kui te esitate ka projekte, taotlete erinevatest fondidest raha, millele viidata. Need on sellised kõvad sõnad, need esimesed 2. Esimene küll ratifitseerimata, aga kuna me oleme Euroopa Liidu liige ja enamus neid riike Euroopas on ratifitseerinud selle, siis igal juhul on see hea märkida. Teiseks olen ma pannud siia Eesti Vabariigi põhiseaduse. Hiljem me vaatame neid seadusi ja millele nagu tugineda. Sotsiaalhoolekande seadus, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus ja ehitusseadus. Ehitusseadus on nüüd see, mis eriti puudutab just liikumispuuetega, aga mitte ainult, ka nägemis- ja kuulmispuuetega inimesi. Ja mis seal salata, liikumispuuetega inimestel täpselt samad vajadused on ka lapsevankrit lükkaval emal. Ja mulle väga meeldib see näide, kui välismaal tehakse selliseid päevi, kus linnavalitsuse liikmed või arvamusliidrid kohapealsed või ka volikogu liikmed ühel päeval, võib-olla puuetega inimeste päev, meil ta ei sobi, sest see on talvel ja lumi, aga võib-olla just ka sobib, et vaadata, kas on lumiselt korda lükatud teed, kasutavad liikumiseks ühel päeval teatud tunnid ratastooli, ruraatorit ja läbivad mingi näiteks linnavalitsusse ja kuskile turule mineva maa. Et kui lihtne see neil on, et siis hakkab aru saama, isiklik kogemus on see, mis õpetab ja mis tekitab vajaduse põhise selgituse. Vabariigi põhiseadus. Mulle väga meeldib see lause, mis on paragrahv 1, peatükis 1 ja üldsätetes, et Eesti on iseseisev ja sõltuv demokraatlik vabariik, kus on kõrgeima riigivõimu kandjaks rahvas. Ehk siis see, et kõik need, kes valimas käisid, tegid hästi, kes valimas ei käinud, teie peate leppima sellega, kes valiti. Kui te oma võimu ei teostanud sellel päeval, siis viriseda pole põhjust. Igal on õigus tervisekaitsele,
kui mingil põhjusel on tervis läinud, siin on vahepeal mitmeid punkte, aga mis teid kindlasti toetab oma töös, on punkt, lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ning kohalike omavalitsuste erilise hoole all. See eriline hool annab taotleda erinevatest fondidest ka rahasid, selgitada ja see on üks oluline punkt. Nii, oluline punkt, kui teil tuleb pärast juttu peale lõunat haridusest, igalühel on õigus haridusele, sellisele haridusele, mida tema tervislik seisund, tema vaimne või füüsiline seisund võimaldavad talle. Ja igalühel on õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni, ehk see, et omavalitsus ka kodulehtede, mida me hakkame hiljem Viljandi näitel vaatama, ka infobuklettide, ka kohtumised rahvaga, ma ei tea, kui tihti teil volikogu või linnavalitsus korraldab infopäevi, kui tihti teil korraldab sotsiaalamet ja jagab informatsiooni, mis on uut, millised on võimalused. Et see on üks hästi oluline koht selleks, et saada tagasisidet sellest, mis on halvasti omavalitsuses ja arvatakse küll, et me teame seda, et me ju oskame kõik selle ära arvata, ärge olge nii kindlad. Pooled asjad, mida öeldakse, tulevad teile üllatuseks, sest me ei tea seda lihtsalt selle tõttu, et meil ei ole seda vajadust. Meil ei ole seda probleemi. Näiteks lihtne asi, teie kui sotsiaaltöötajad teate kõik, kuidas käituda, kui keegi lahkub. Te teate, millised sammud tuleb astuda. Kui see tabab inimest, kes pole sellega kunagi kokku puutunud, siis, ja suures leinas olevat inimest, siis on tal vaja seda ka, kes nõustab, kes annab talle selle informatsiooni, kes selgitab. Nii, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses tahaksin mina tuua lihtsalt välja selle, et igaühe seaduslike õiguste ja vabaduste kohustuslik tagamine vallas ja linnas. Järgmine 5. peatükk tähendab majandus- ja eelarve ja arengukava. Nüüd arengukava. Toon näite Viljandi linnast. Olen töötanud 5 linnapea alluvuses. Mitte selle tõttu ei lahkunud nad ametist, et mina nad välja sõin, et minul on väga halb iseloom. Ei, kes läks edasi Riigikokku, kes ei osutud valituks järgmistel kohalikel valimistel. Mõne linnapeaga olen saanud töötada ka mitu perioodi. Arengukava koostamisel on erinevad linnapead ja linnavalitsused ja ilmselt ka teil vallavalitsused lähenenud erinevalt. Osad korraldavad sellise formaalse avalikustamise, kus pannakse lehte kuulutus ja sellega asi lõppeb. Ka Viljandis oli 2 erinevat tüüpi ja võin öelda teile, et kasutage vähemalt seda võimalust, kui muud mitte, kui terve arengukava korraldamisel teil sõnaõigus puudub, siis sotsiaalvaldkonna arengukava korraldamisel kutsuge personaalselt, mittetulundusühingute liikmed. Arengukava on see koht, kus need inimesed, kes tegelikult on teenuse kasutajad, saavad planeerimises kaasa rääkida ja neil on, mida öelda ja mida soovida. Kutsuge inimesi, korraldage lahtiseid üritusi, ei ole vaja, kes ei soovi, et registreerimislehel kõik kirja pannakse, aga uskuge, enamus soovib sellest, aga ka kes ütleb, et ma ei soovi ennast kirja panna, las ta olla lihtsalt kaasa mõtleja, kuulaja ja ütleja. Viljandi linna näitena, kus 99. aasta arengukava koostamisel järgnevaks 5 aastaks tuli linnakodanike poolt 182 ettepanekut, 182 ettepanekut, kahtlemata kõik sisse ei mahtunud, osad koondati, aga praktiliselt 80% leidsid vähemalt probleemi tõstatamiseni või tõstatamise arengukava lisas, millised probleemid tekkisid ja järgmisel aastal, sest vaadake, mis on arengukava juures väga oluline, omavalitsus peab iga aasta arengukava üle vaatama ja oktoobriks kinnitama. Iga aasta, kui probleem on läinud kirja, on õigus ja põhjus teil kui sotsiaaltöötajal öelda. See on inimeste soov olnud, kas me sellel aastal saame seda arengukava panna, teil on olemas spikker. Teil on olemas see, et mitte teie mõtlete ja ütlete, vaid teie teate, et teised vajavad seda teenust. Järgmine, sotsiaalhoolekande seaduse 1. peatükk üldsätted ja mõisted, siin on lihtsalt lahti nimetatud need teenused, mis ma arvasin, et tänase ettekande kontekstis oleksid väga sobivad ja üldse on selles peatükis 12 punkti. Kõige parem on see, kui ka volikogule enne, teie teate seda, te valdate seda ja tundub, et kõik teised teavad samamoodi, aga volikogu moodustub inimestest, kes tulevad heas mõttes otse tänavalt. Ja nendel ei pruugi need terminid olla tuttavad ja teada. Sellepärast alati on hea need lahti kirjutada. Hoolekande põhimõtted ja ülesanded, mina tooks välja siit see, et inimõiguste järgimine
ja isiku vastutuse enda ja oma pereliikmete toimetuleku eest, et ka oma vastutus on, kellegi teise elu elada ei saa. Teie olete need, kes saavad seda kuulata, soovitada, otsuse langetab tema. Et tihtipeale see otsus ei pruugi teile meeldida, aga see on nende otsus, me peame seda üritama murda ja soovitada, aga täiskasvanud inimestega suhteliselt keeruline. Nii, abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad, isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine ja sellest nende teenuste all me kindlasti ka räägime. Nüüd hoolekande korraldamine, kuna oli ka eelnevalt juttu, et hoolekanne on selline nagu hea laps, kellel on mitu ristivanemad, kes kõik midagi teevad, aga lõppkokkuvõttes on ta koha peal selles omavalitsuses ja kui te kuulsite, kui palju teenuseid on Tallinnas, see on kõik tore, see on pealinnas, muidugi võiks olla need igal pool, et inimese teenuste saamine ei sõltuks tema asukohast, tema aadressist, aga ma julgen küll arvata, et ka Viljandi linnas osad teenused, mis Tallinn siin esitles, ei ole täna veel, aga kui inimesel on vähemalt probleemid sellisel Maslowi püramiidi esimesel tasandil lahendatud, siis nagu saab juba järgmisi asju luua, sest kõik saavad aru, et vahepeal oli ka raske aeg, kus oli majanduslik surutis, mis ei ole tänaseni möödas, te teate seda paremini. Ja selle tõttu ongi, et hoolekannet korraldab sotsiaalminister, maavanemad ja kohalik omavalitsus. Ja seesama kohalik omavalitsus tegelikult, eks teie vallavanem ja linnapea on väga rahul, kui tema poole rahulolematuid kliente ei pöördu. Teie olete selle töö kõik ära teinud. Nüüd edasi riiklik hoolekanne, need on siis ministri ja maavanemate korraldada ja maavanemal on siin veel eraldi oma sotsiaalosakonna kaudu. Nüüd maavalitsustes, vähemalt Viljandi maakonnas on toimunud suur koondamislaine, sotsiaalosakond, mis kunagi koosnes 6-7 inimesest, on jäänud täna 2-3 liikmeliseks, sekretär ka teeb sotsiaaltööd, et maakonnaarst on lahkunud ja mitmed teised spetsialistid, et eks nendel on suur koormus, aga samas ega neid ülesandeid keegi ära pole võtnud, et kuidas on korraldatud kuskil maakonnas, see on väga erinev. Kohtusin just eile Kiili vallavanemaga ja nende sotsiaaltöötaja rääkis mulle küll, et maakonnas ei kogune sotsiaaltöötajad ühel korral kuus. Viljandi maakonnas kõik omavalitsuse sotsiaaltöötajad üks kord kuus kogunevad, on infopäev, kus räägitakse siis uut seadusandluses ja kus kõik saavad oma mured üles tõsta ja rääkida ka, millised on nende probleemid. Arutatakse koos probleeme, aruannetega, kutsutakse kohale ka esinejaid, käiakse ka asutustes, mis on avatud, näiteks viimane, kus käidi tutvumas, oli nüüd Lõhavere hooldusravikeskuses avatud uus hooldusosakond. Nii, ja peatükk hoolekanded või sotsiaalteenused, siis sotsiaalteenused, need on täpselt samuti siin toodud, igapäevaelu toetamise teenus on riiklik teenus ja seda rahastab riik, aga ma võin küll siin näite tuua, kui jõuame Viljandi linna juurde, sinna me jõuame, ma luban, sest mul on pool aega alles ees, et ka meie oleme loonud analoogse teenuse ja rahastame seda omavalitsuse rahadest, sest parem on probleem lahendada, kui selle probleemiga tegelemata jääda ja öelda, et võt, kuna riiklikult on määratud kohtade arv, mida nad saavad tagada. Näiteks ka toetatud elamise teenusel on teatud arv kohti, mida riik rahastab, aga kui vajajaid on rohkem, siis ei pruugi see sugugi olla see, et kõik selle saavad. Ja mõelge nüüd seda, et riik võtab küll rahastada näiteks toetatud elamise teenuse, aga ega see ei ole surmani. See tähendab, see on teatud periood. Edasi peab ta ka kuskile liikuma ja kui ta esialgu läks sinna riiklikule toetatud elamise teenusele, ega ta selle aastaga siis nii kobedaks ei saa, et ta võib nüüd iseseisvalt. Selle tõttu on kindlasti hea, kui on võimalus tagada selline pehmem üleminek, aga sellest räägime. Nüüd hoolekande seaduses on veel ka eraldi siis erivajadustega inimeste kaitsepunktid ja alati mind häirib see, kui kõneletakse nõupidamistel, aga need ei ole sotsiaaltöötajate nõupidamised. Ja kui arutatakse linnaeelarve koostamisel või siis ka mingil suurematel, et näete, puuetega inimesed nõuavad endale võrdsematest võrdsemaid. Nad tahavad kohe selliseid eliitteenuseid. Tegelikult nad tahavad seda tavalist toimetulekut, et nad oleksid võrdsed teistega, mitte teistest võrdsemad. Nii. Siin on siis loetletud need, mis puudutavad ka kutseõpped, on suurepärane, kui omavalitsuses või maakonnas on olemas kutseõppekool, et mina võin küll öelda nüüd vahemärkusena ka seda, et minul on selles mõttes hästi vedanud ja võib-olla see on olnud ka Viljandi maakonna suur vedamine, et kui mina asusin tööle, siis Viljandi maakonda juhtis väga pikaajaline puuetega inimeste eesseisja Elve Luik.
Helve Luik, kes oli maavalitsuse sotsiaalameti juhataja ja kes oli ka esimene Eesti riigis, kui te Taimi Tulva raamatut loete, kus ta kirjutab sotsiaaltöö ajaloost või oma pilgu läbi, siis esimene maakond, kes sai välismaise koolituse ehk ta kutsus Soomest Tampere kõrgemast sotsiaaltöökoolist kohale koolitajad. See oli rahastatud osaliselt Soome riigi abiga, osaliselt siis Eesti riik, ministeerium toetas ja koolitati kogu maakonna sotsiaaltöötajad. Me rääkisime kõik peale seda ühist keelt, see oli aastal 91–93. Me rääkisime täpselt sama keelt, see oli 2-aastane tsükkel, koolitajad käisid iga kuu 3 päeval hommikust õhtuni olid koolitus ja tõlgi vahendusel tehti seda ja kui see lõpetati, siis see andis ka tunnistuse, mis väljastati Tallinna, siis ta oli pedagoogiline ülikool, aga sotsiaaltöö koolitus algas seal 93. aastal, nii et siis juba väljastati ka sealt tunnistus. Nii et tänu sellele, et proua Helve Luik, hiljem oli ka puuetega inimeste kojad, eesseiseja tegevjuht, on võib-olla mitmed asjad, ma arvan, et ka see maja siin täna Toompuiesteel, et ta on renoveeritud, valmis, see on suures osas tema selline tugev panus, tema surve ja tema eest kõnelemine nende inimeste eest, kes tegelikult seda vajasid. Nii. Edasi on veel toodud juurde ka see, et mida veel kohalik omavalitsus siiski tegema peaks, et milliseid teenuseid ja vot siin on ka näiteks 5. punkt, et tagab puuetega inimestele juurdepääsu üldkasutavatesse hoonetesse. 4 aastat tagasi sõitis minu juurde ratastooliga üks mees, noor mees, kes oli astangu lõpetanud. Villu Urban oli tema nimi ja ma tegelikult seda nime soovitan teil meelde jätta, sellepärast et kontaktigi võiks teile hiljem anda. Et kui on see probleem või see, et omavalitsuses läbi viia kaardistamist, sellist tundub küll, et me tollane linnapeagi, kes Viljandis oli, ütles, et mis see siis teha on. Ma tean ise ka, millistele juurde ei pääse. Ma teen selle 1 päevaga ära. 4 aastat on seda tehtud. Tema käib, ta on projektikomisjonis, mis vaatab läbi detailplaneeringud, mis vaatab läbi uute ehituste projektid. Ta annab allkirja sinna, kui on nõus, ta viib sisse muudatus, et meie staadion oleks saanud selline, kus oleks olnud inva WC ebasobiv, kui ei oleks tema õigel ajal sekkunud, enne kui ehituseks läks, enne kui kopp maha läheb. Pärast on vigu palju keerulisem parandada. Viljandi linn oma eelarvest iga-aastaselt eraldab talle raha, tema on FIE-na ja ta esitab 2 korda aastas aruande. Täna on Viljandi linn see linn, kes peale Tallinnat on liitunud ka kaardiga. See on juurdepääsetavuse kaart, ehk siis Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit on sellise kaardi loonud. Kui klikkida sinna Viljandi, Tartu, Pärnu ja Tallinn on need linnad ja omavalitsused, kus on näha, millistes hotellides on invatuba, kus pääseb sööma kohvikusse, kuidas on selles majutusasutuses. Ühesõnaga, see on abiks ka sellele, kes Viljandi linna tuleb, aga kõige suurema abi saab sellest muidugi Viljandi linna ja maakonna inimene. Nii et täna on Villu Urban oma know-how'd jaganud juba maakonna erinevate omavalitsustega ja just ka seda, et projektide läbivaatamise poole pealt. Siin on siis ära toodud ka üldsätetes puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus, mille me võtsime nagu järgmise seadusena, see kahtlemata puudutab riiklikke toetusi. Ja see siiski on mõeldud selleks, et omavalitsuse koormus on väike, riik tagab vähemalt üle Eesti, kui me vaatame, et taksoveoseadus ja eeskiri on üle Eesti üks ja sama, siis puuetega inimeste hoolekanne üle Eesti on täiesti erinev. Aga riiklikud toetused kehtivad kõigile, et see on lihtsalt selle tõttu see seadus siia toodud, et siis midagi on ka tõesti üle Eesti meil sama. Ehitisele esitatavad nõuded. Kui ehitise kasutamise otstarve seda eeldab, peavad ehitis ja selle üldkasutatavad osad ning ruumid või alad olema ligipääsetavad ja kasutatavad liikumis-, nägemis- ja kuulmispuuetega inimestele. Kõik avalikud asutused, kõik sellised asutused peavad olema ligipääsetavad, mis pakuvad avalikku teenust. Raamatukogud, kui on probleem, et maja on ehitatud ammu, muinsuskaitsenõuded, nendega on see probleem, et seal ei tohi ju labidaga kaevata, vaid lusikaga, siis on võimalik ka tänapäeval, kui teil eile oli abivahenditest juttu, siis on võimalik ka kohaldada ja paigaldada tõstukeid ja selliseid seadmeid, mis ei rikku selle maja siis, selles mõttes rikku, et ta säilitab ja jätab selle muinsuskaitselise poole. Nii et iga omavalitsus enne, kui tema
annab, siin on veel ka see, et nõuded, millised siis on need liikumispuuetega inimestele, kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister, kui te lähete selle ehitusseaduse lehele, seal ees on ka pandud väljaandmise aeg või vastuvõtmise aeg, kui te lähete selle punkti peale, siis see, mis puudutab majandus- ja kommunikatsiooniminister, on sinine, kui te sinna klõpsite, siis te saate kätte need nõuded. See on hästi selle tõttu mul siia pandud, et sealt te pääsete edasi nõuete juurde. Te saate olla eksperdid, võib-olla ei ole teil komisjonis sellist inimest, aga siis te saate sotsiaaltöötajana seda ise jälgida. Nii, nüüd kasutusluba. Ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse või riigi nõusolek. Riigi nõusolek selle tõttu, et osad asutused on riiklikud asutused. Et valminud ehitis või selle osa vastab ehitusele ette nähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutuse otstarbele. Ükski praegu ehitatav hoone ei tohiks olla selline, kuhu ei pääse juurde liikumispuudeline inimene. Noh, kas nad kõik sellised on? Mina räägin teile nüüd ühe sellise loo, mis on aastast 1993 ja tõsilugu. Meil oli peaarhitekt Kalle Kadalipp ja linnapeaks oli siis Andres Soosaar. See oli hästi raske aeg, kus seadusi ja kõiki alles valmistati, kus oli tore, et puuetega inimesed hakkasid üldse välja liikuma. Nad ei liikunud veel tänavapildis. Aga soov oli, et vanale muinsuskaitseaegsele majale, kus asus sotsiaalamet, oleks juurde tagatud kaldtee. Ja juhtiv arhitekt läks, see oli Kalle Kadalipa alluv, siis läks linnapea kabinetti ja ütles, et härra linnapea, et mida teha, et Kalle ei luba. Linnapea lõi rusika laua peal, ütles, mis tähendab, et Kalle ei luba, tuleb ära teha. Tema ei mõelnud mitte Kadalip Kallet, tema mõtles seda, et see Kalle oli liialt järsk. Ja selle tõttu saigi see esimene kaldtee selline, et üles oli sealt äärmiselt raske saada, aga alla oli väga ohtlik tulla. Hiljem see muudeti, tehti sobiva kaldega, mitte selle tõttu, et peaarhitekt ka töölt lahkus ja tuli teise nimega mees, aga et mõnikord tekivad ka sellised toredad lood asjadest, et Kalle ei luba. Nii, kasutusloaga antakse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlemisel ehitatud ehitusprojektile. Siin on hästi suur roll ehitusjärelevalvel ja Viljandi linnas teostab seda ehitusjärelevalvet seesama ratastooli mees, kes on meil lepingulises suhtes FIE-na ja kes peab jälgima, et see, mis on ehitatud, vastab. Linnavalitsus ei väljasta enne luba, kui ei ole tema allkirja sellel paberil. Et siis, kui te lähete internetti ja sisastate www.viljandi.ee, Viljandi linn on selles mõttes õnnelik linn, mitte ainult sellepärast, et seal Elve Luik on korraldanud maakonnas, aga Viljandi linnas on olemas nagu selles osas väga hea süsteem, et meil on riiklikud hoolekandeasutused, lasteabi ja sotsiaalkeskus, kuhu paljud inimesed on kolinudki selle tõttu, et lastele on seal tagatud raske ja sügava puudega lastele väga hea teenus. Meil on päris suur hulk inimesi üle Eesti kolinud selle tõttu, et saada seda lapsele teenust. Siis on olemas meil erihooldekodu, mis nüüd on erihooldekodu endine Tarvastu erihooldekodu, kui te seda nime mäletasite, täna on ta erakätes ja kõlab hästi uhkelt Pariisi erihooldekodu, mitte selle tõttu Pariisi, et ta oleks Pariisiga seotud, vaid Mare Pariis juhib seda. Jälle nagu Kalle ei luba. Nimedest tulevad toredad lood. Siis on olemas ka erahooldekodud. Viljandi maakonnas on 3 erakätes olevat eakate hooldekodu või sellist eakate kodu. Ja ma arvan, et see trend hoolekandes laieneb sellepärast, et väga mitmed teenused, mida täna MTÜ-d pakuvad ka Viljandi linnas, suure tõenäosusega lähevad või tahetakse saada nagu erakätesse ja osaletakse riigihangetel. Toon teile näite. Viljandi linnast läks 10 aastat natuke vähem tagasi selline mees, kes kui Viljandi haiglat juhtima hakkas, lõpetas hooldustöötaja ameti Viljandis, kuigi maavalitsus maksis sellele sotsiaaltöötajale palka haiglas. Ta ütles, et ega see on raviasutus, ega siin pole hoolekandega midagi tegemist. Ja lõpetas ka tasulise hoolduse, mitte hooldusravi, vaid tasulise hoolduse, kus Viljandi linn ostis 10 inimesele, need, kes vajasid rohkem meditsiiniteenust, ostis nagu hooldekoduteenust, aga haigla sellest osakonnast, kus olid siis pikaajalised voodis teenust vajavad inimesed. Tema ütles, et haigla on raviasutus, siia tullakse, siit minnakse, kas omal jalal või jalade ees, aga et siin ei ole mitte mingit hoolekandeteenust. Täna see mees juhib
Kuressaares haiglat. Kuressaare haiglas on eraldi sotsiaalhooldusosakond, kus on 30 voodikohta ja kohe avab ta seal eakate hooldekodu. Nii et nii nagu ta, kui me käisime eelmine nädal külas sellel mehel, ütles, et selle kivi all on vähid peidus ja seal on raha peidus. Et ka hoolekanne ja meditsiin peavad tegema koostööd, sellepärast, et inimene on tervik ja see on nagu sellises loos, kui te teate, kus mees läheb kalakond kurguarsti juurde ja arst ütleb, tehke suu lahti, vaatab, ütleb oi, see on juba alla läinud, te peate sisehaiguste arsti juurde minema. Et inimest ei pea niimoodi jooksutama, teenus peab liikuma, arst peab olema selles osas, kas siis on perearst või kes iganes kompetentne ja inimest ei peaks jooksutama, aga osad inimesed, kes lähevad haiglasse hooldusravile ja pärast hooldusravi on see siis 3 nädalat või nii nagu ideaalis ja seadustes 60 päeva, ei ole nad iseseisvalt toime tulema ega ka mitte hooldekodus olema, sest te kõik teate, et täna hooldekodus ei saa olla palgal meditsiiniõde, kuigi enamuses on võetud omavalitsuse poolt palgale meditsiiniõed, ka meie hooldekodus. Järgmisel nädalal 17. Viljandi linn avab uue hooldekodu osa, renoveeritud ja kaasaegse Viiratsi mäe peal ja siis meie 32 eakat kolivad uude ossa ja vana maja ehk siis endine Viiratsi lastekodu, see on võib-olla teile tuttavam maja, mis asus siis asenduskodu lasteabikeskuse kõrvale olevasse perekoju, vabastas ja linn rajas sinna siis hooldekodu. Nii, mis meil veel on? Meil on sotsiaalmaja ja see on nüüd selline tore polüfunktsionaalne maja, kus sotsiaalmajja on koondatud 4 erinevat, tundub erinevat, aga kõik väga loogilises järjestuses teenust. Keldrikorrusele on loodud toetatud töötamine, mida siis rahastab riik. Esimesel korrusel on toetatud elamine, mida ka rahastab riik, aga linn annab tasuta ruumid, remontis need. Ja teisel korrusel on sotsiaalkorterid. Kui esimesel korrusel on iga päev töötaja ja ka toetatud töötamise juures on iga päev inimene, kes siis õpetab, juhendab ja teeb, siis teisel korrusel on töötaja 2 korda nädalas. Üritab lahendada probleeme, korjab maksud, meil on kõige väiksem maksuvõlg, praktiliselt olematu, sest seda võlga seal tekkida ei saa, sest töötaja jälgib, korraldab, tagab, kui vaja kõnnivad koos pensioni välja võtma ja siis linnakassasse seda maksma. Nii et, ja 3. korrus on munitsipaalkorterid. Munitsipaalkorterid, kuna Viljandi linn on selline linn, kus väga paljud inimesed olid sundüürnikud, siis tegelikult on meil korteri järjekorras umbes 160 inimest ja üle linna üldse on 60 munitsipaalkorterit. Sotsiaalkortereid on ainult 18, aga munitsipaal- ja sotsiaalkorteri vahe on vahe, sellepärast et sotsiaalkorteril on ikkagi ka teenustöötaja. Ma ei ütle, et munitsipaalpinnale ei lähe avahooldustöötaja, ma ütlen alati heas mõttes kodukäija, see ei ole õige sotsiaaltöö termin, aga nii armas on kodukäija öelda. Kui nad kogunevad meil päevakeskus Inker iga kuu esimesel kolmapäeval, siis nii tore on öelda, et armsad kodukäijad, nad on täitsa rahul sellega. Nii et sellesse majja oleme me surunud kokku siis nii erinevad teenused ja tegelikult see toimib hästi, sest just nimelt, kui esimesel korrusel saab aeg täis, kui on toetatud elamine riigi poolt rahastatud, siis selleks, et järgmine kunde saaks teenusele tulla, klient, siis ta liigub teisele korrusele. Ja kui te küsite, et kus nüüd teisel korrusel see ruum tekib, siis päris tihti sotsiaalkorterist, kas inimene vajab edasi hooldekoduteenust, vajab ta edasi hooldusraviteenust, kui on eakamad inimesed, lähevad nad iseseisvasse ellu, sest meil on seal pulmigi peetud ja me oleme sõrmuse ostnud. Et üldiselt liikumine toimub ja muidugi osad lahkuvad ka jäädavalt, et siis, kui on vanus kõrge. Nii, nüüd selline integreeritud mudel on selle tõttu ennast õigustanud, et maja on nagu 24 tundi ka suhteliselt tagatud valvega ja informatsioon liigub seal väga kiiresti probleemidest. Ma võin öelda, et teisel korrusel, kui meil oli üks selline näide, et alati on igas seltskonnas keegi, kes kaebab. Kui töökollektiivis ka või kes poeb. Ja uskuge, igal korrusel tekib ka keegi selline ja minu meelest on see hea. Kõlab hirmsalt, ma ei tea, kas töökollektiivis on hea, aga seal on hea, sest tänu selle mureliku ja võib-olla natuke kaebava kodaniku peale meie igatahes ühe lapsekese elu päästsime, sellepärast, et ema oli jätnud 2-kuuse imiku koju, oli läinud peole, pärast seda oli ta unustanud, et tal on imik kodus ja see murelik kodanik, kes seal kõrval elas, kuigi laps veel ei karjunud, siis ütles, et ta läks
läks ära juba kell 6, sest meil on naabrivalve seal. Ta märkab, millal ta ära läheb. Ja nüüd on kell 11 ja ikka pole 5 tundi 2-kuune beebi. Lastekaitsetöötajaga läksime, kell oli siis 12 läbi ja laps tuli laste turvakodusse viia ja see ema saabus alles järgmine keskpäev. See laps oleks alajahtumise ja ilmselt vedeliku puuduse tõttu olnud sellises seisus, et siis ei oleks juba keeruline tema elu olnud päästa, nii et mõnikord on selline murelik naabrivalve või natuke ka kaebav päris hea. Nii, mis veel on meil? Meil on olemas sihtasutus Viljandi haigla, keda juhib nüüd juba teist periood on siis 4 aastat, sotsiaaltöökogemuse ja psühholoogiaharidusega inimene Ülle Lumi ja meil on täna 25 eakat seal teenusel, ehk me ostame neile hoolduskohta. See on täpselt nii nagu hooldekodu, ainult neil on kas lamatiste probleemid suuremad kui hooldekodu toime tuleks, kateedri, võib-olla ka on mingid erivajadused, näiteks väga raskekujuline diabeet, mida tuleb jälgida siiski meditsiinipersonalil, sest hooldekodus, vähemalt meie hooldekodus, mis ei ole nüüd hea näide, on kahjuks ainult 1 töötaja öösel ja ma arvan, et väga paljudes on sama probleem. Aga diabeedihaige juurde, kui ta koomasse läheb, siis ei jõua see töötaja. Nii et me oleme üritanud igale inimesele juhtumipõhiselt läheneda ja tänu sellele on 25 kohta haiglast täidetud, meie enda hooldekodus on inimesed, hooldekodu järjekord on küll minimaalne, aga me oleme ka teistelt maakonna omavalitsustelt teenust ostnud, nii et täna on Viljandi linnas üldse hooldusel 85 inimest ja see on nagu arvates seda arvu 19 120 ja kuna meil on praktiliselt 25% elanikkonnast 65+, siis on see päris hea number, et ta avahooldus, mida siis päevakodu Inkeri pakub 7 korda nädalas süüa ja koduteenust, et see nagu tagab selle. Nii, nüüd ma tahaks juhtida teie tähelepanu Viljandi linna koduleheküljel, siis on siin kohe sotsiaaltoetuste maksmise ja soodustusega sotsiaalteenuste andmise kord. Eriti ma pööran tähelepanu seda 18. lehe all või selle lehe all on tegevustoetused. Nii. Ja siit hakkavad peale loetelu ja on veel ka sotsiaalüritused, et mis on siis vahe üritusel ja toetusel, kui te nüüd vaatate sotsiaalürituste toetused kokku, siis siin on kirjas päris suured numbrid. Üleval poolt, kui vaatate, võib-olla on veel suuremad, näiteks üleval poolt puuetega inimeste nõukoda, mis on ülevalt 3. rida, 8692, need on puuetega inimeste koja. Postid enam 20, terve maja ülalpidamiskuludeta on avatud, soe, lahti ja kuna nad riigieelarvest saavad ühe töötaja palga, siis põhimõtteliselt või õigemini läbi puuetega inimeste koja kaudu Tallinnas, aga riik siiski eraldab selleks vahendid, siis see on see, mida omavalitsus panustab, et oleks maja, kus 22 organisatsiooni saavad koos käia ja sotsiaalürituste jaoks, miks me oleme eraldi välja toonud, kui te vaatate, mis kohe-kohe käima läheb ja juba sellel nädalavahetusel, nagu ma kuulsin, on MTÜ Viljandimaa puuetega inimeste nõukoguda vabariiklik puuetega inimeste 16. kultuurifestival. On hea, kui eelarves on välja toodud nimeliselt, kui nad esitavad kuskile, kas see siis on hasartmäng või kuskile, siis on neil hästi oluline võtta juurde see paber, mis näitab, et mind omavalitsus toetab, asi on õige, selleks on mul see osalus antud ja tunduvalt kergemini rahastatakse. Teine, mida me alati rahastame, on rahvusvaheline puuetega inimeste päev. Me ei pea seda ja ei korralda ise, küll me kutsume vastuvõtule, tunnustame neid tublisi inimesi ja olles kutsutud linnapea sellele üritusele, saab seal ka üle antud tänu ja aukirjad. Eraldi peame toetust maksame ka puuetega inimeste suvelaagrile, mis on 2 või 3 päevane, alati augustis ja see raha on bussitranspordi raha. Nii. Eraldi lisaks puuetega inimeste kojale, kus on 22 organisatsiooni, kui te vaatate, siis siin on suur hulk organisatsioone ja ühinguid, mis on just nimelt puuetega inimeste organisatsioonid ja neil on ka ette nähtud oma tegevustoetus. Kui me nüüd hüppame üles tagasi natuke kõrgemale ehk tegevustoetuse rea peale, siis see raha, mis on kõige viimane MTÜ Viljandimaa lasterikaste perede ühendus, see tegelikult on toidupank. All on veel eraldi lasterikastel peredel oma 320 €, millega nad oma üritusi korraldavad ja projektide oma osalust näitavad, aga 2400 € on toidupank ehk Viljandi linn maksab nende kaubiku, mille te ilmselt teate, et Eestis üle Eesti said teatud mündikampaanias teatud omavalitsused siis kaubikud.
meie maksame bensiini ja maksame selle kulu, anname neile ruumi, see on Diakoonia keskuses on see ruum kasutaja, maksame siis ruumiüüri, ehk see summa sisaldab siis bensiinikulu ja ruumiüüri ja teevad nad seda tööd muidugi tasuta. Ja eelkõige on neil leping on linnaga sõlmitud ja see on seesama hea näide, et kui leping sõlmida MTÜ-ga, minul selliseid kogemusi ei ole olnud, nagu oli Tallinna linnale, et hind läheb äriühingu tasemele ja moodustataksegi osaühing, meil on täna kõik MTÜ-d jätkuvalt, osaühingud on paar korda pakkunud invatransporditeenust, aga nende tingimused ei ole vastanud sellele. Invatransporti pakub meil tegelikult päevakeskus Inkeri, ja ainult väike summa selle esimese lehe peal, kui te vaatate, siis te võite vaadata, siin on ka sotsiaalüritused kirjas. Toetused abivajajatele on poole aasta summa siin, 10 000, mis on, midagi jookseb, sellega las ta jookseb. Nii, toetused Sepa fondist, see on selline kummaline 19 eurot, teate, see on 19 eurot on jääk, mul astus, sellist kogemust ei ole mul 18 aasta töötamise juures olnud, eelmisel aastal astus minu kabinetti mees, vanem mees ja nii nagu ikka, vaadake, me ju hakkame kohe mõtlema, mis tal mureks võib olla. Kuna ta oli kõrges vanuses, siis mõtlesin, et järsku vajab hooldekodu või on tal toetust vaja. Tema istus, ütles nii, et ma tahaks teile raha anda. Ma kohe ehmatasin, see on nüüd korruptsioon. Nii, ei, ma tahaks raha anda, et ma olen üksik mees ja mul on Hoiupangas päris suur arve või kassas, ma tahaks raha anda. Ja et kui palju see siis, mida te plaanite või mis see summa on? 40 000 krooni. Viisin ta Rahandusametisse, mees tuli järgmine päev, maksis linnakassasse sisse 40 000 krooni, sellest sai meil nõnda nimetatud Sepa fond, me küsisime, kutsusime ta Sotsiaalametisse ja Sotsiaalkomisjoni, et mida ta sooviks, keda me sellest rahast toetame, ta soovis, et sellest rahast saaks toetuse puuetega lapsed ja need teenused, mis siis nagu ja need toetused, mis nagu, kui te teate, on ju raske ja sügava puudega lapsehoiuteenus, millest võib teenuseid rahastada, mida riik eraldab omavalitsustele ja ma pean ütlema, et Viljandi linnas on sellest rahast küll väga piisavalt, jääb järgigi, aga teda keegi ära ei võta, vaid ka omavalitsus kannab ta järgmiseks aastaks ikkagi eelarvereana edasi. Et siis need, mis sellise teenuse alla ei läinud, sellised ühekordsed toetused maksime sellest fondist ja selle tõttu, et eelarve aastaks jäi 19 krooni lõppu, me peame ta üle viima, selle tõttu on see selline naljakas summa. Invatranspordi kulu on siis see kulu, mida kui inimene ise tellib endale teenuse, ta ei soovi kasutada Inkeri bussiteenust, ta ei soovi kasutada seda võib-olla mitmel põhjusel, on lasteabikeskuses, on tõstukiga buss, meil on toredad noored mehed ka, kes ise ratastoolis on ja pakuvad invatransporditeenust, aga nende probleem on see, et nad ei saa abistada. Väga paljud need, kes tahavad invatransporditeenust, vajavad ka näiteks 3. korruselt esimesele kandmist, tõstmist, tegemist. Need noored mehed seda teha ei saa ja selle tõttu, kes ise valib või näiteks on tal vaja pühapäeval seda teenust, mida üldjuhul invatransport Inkeri oma pühapäeval ei lähe, erandkorrad muidugi, siis me selle arvelt maksame. Meil on ka supiköök, suvel pakub see supiköök suures osas nendele lastele sooja toitu, kes on majanduslikud raskused ja pereprobleemid ja kes siis koolitoitu enam ei saa. On tasuline hooldus ja see on just seesama, mis ma rääkisin meie haiglas ja on tasuline hooldus sihtasutuses Viljandimaa hoolekandekeskus. See on siis meie hooldekodu peennimi, sest kunagi loodi see mitme omavalitsuse baasil, tänaseks on jäänud ainult 2, seda teenust ühiselt teevad ja nad said koitkava rahad, nüüdne katakava, et selle tõttu muutus ta nimi, muidu ta oli pensionaat. Nii. Siis on tasuline hooldusravi, kui te mäletate, eelmisest aastast läks inimesel kohustus osaleda 95 krooniga poodi päevas hooldusraviteenusel. Tartu maksis seda juba ammu, inimesed ise ei pidanud maksma. Viljandi linn maksab ära toimetulekutoetuse vormistajal, kes seda teenust vajab, üksikul vanaduspensionäril, kes lähtub haiglasse hooldusraviteenusele, sest pensionist, kui ta ära maksab, räägime kroonides, 2000 krooni, mis on siis praktiliselt 21 päeva raha, siis ei pruugi tal jääda seda raha enam korteri maksmiseks ja 21 päeva möödub, 9 päeva tuleb ka kodus elada ja ravimid osta, siis Viljandi linn nendel maksab kinni selle. Meil on laste turvakodu, kui ta enne oli Diakoonia keskuses, siis tänaseks pakub laste turvakodu teenust meil Pille Vaiksar, see on siis lasteabi ja sotsiaalkeskus. Nii.
linnaarsti kasutuses olev summa on siis mõeldud nende isikute jaoks, kellel puudub haigekassa kindlustus, neid õnneks on küll jäänud vähe, te teate ka ju, et täna tööbüroos või töötukassas arvel olles oled sa kindlustatud ikka, aga isegi siis, kui töötushüvitist ei saa ega mingit toetusraha, kui ikka iga kuu kohal käia, siis vähemalt on haigekassa kindlustus, aga ravimid on ikkagi vaja osta ja kui juhtub olema see kindlustamata isik, järelikult ta ei tööta, saab toimetulekut, siis on tal vaja ravimid osta, siis selle linnaarsti summa alt tehakse uuringuid, mis on siis, kui on kindlustamata ka esimest visiiti perearsti juurde makstakse, on sünnitoetus, aga seda loete te kõik toetuste reast ja ma tõepoolest kutsun teid mulle kirjutama ja kui te sooviksite Viljandit külastama tulla, meie võtame rõõmuga vastu ja telefoninumbri panen ka. Kui kohe vastu võtta ei saa, helistan alati tagasi ja ma tahaks lõpetuseks lugeda teil, siin on üks väga huvitav lause ja ma tahaks teile öelda, et see on sellise pessimistlikult öeldud inimese lause tõenäoliselt, seal on omajagu tõtt, aga ma optimistina usun, et mitte kõik. Kommunikatsiooniekspert Agu Tuudelepp on viidanud, et ajakirjanduse jaoks on aheldamata puudega inimene umbes seal, kus asuvad ausad poliitikud, õnnelikud vanainimesed, ufod või jõuluvanad. Neid lihtsalt pole olemas. Kui nendest ka kirjutatakse, siis tegelikult nende olemasolu ei usuta. Mina usun, et on olemas iga päevaga paremaks muutuv ühiskond, ma usun, et on olemas ausad poliitikud ja ma tahan väga arvata, et poliitika ei ole räpane, inimesed muudavad selle räpaseks ja ma tõepoolest kutsun teid üles, tehke sotsiaalpoliitikat koha peal ja kui tahate, minge ka suurde poliitikasse. Aitäh!